Oli 26. märts 2008 ja selle päeva õhtul pidi olema Eesti ja Kanada vaheline maavõistlus A. Le Coq Arena'l. Ja kui ma hommikul tööle jõudsin, siis oli vähemalt selline tunne, et seda mängu õhtul ei toimu, sellepärast et tööga oli sadanud maha kuskil 25 või 30 sentimeetrit lund ja linnas enamiks kohtades liiklus seisis. Ma läksin kuidagi sain sinna kontorisse sisse, sest et said ka päris korralikud hanged ja mäletan, et läksin väljaku äärde ja lumi oli peaaegu põlveni. Ehk siis väljakut oli küll katnud selline kate, aga selle suure lume raskuse all see kate oli vajunud põhimõtteliselt kokku ja see oli siis sellise korraliku lumekihi all ja väljak oli kuidagi selline vaikne, ilus hommik, kell oli umbes 7:45 ja mõtlesin, et seda mängu kindlasti õhtul ei toimu. Ja andsin Kuku raadiole hommikul intervjuu selle kohta, et mis seis siis on ja vaikselt, kui inimesed hakkasid tööle jõudma ja ärkama, siis hakati mõtlema, mis saab edasi. Et esimene variant oli koguda kokku võimalikult palju vabatahtlikke ja üritada seda väljakut lumest puhastada. Seda me ka tegime, kuulutasime igal pool. 2008 aastal ei olnud veel sotsiaalmeediat sellisel kujul olemas, aga raadiote teel, interneti teel, et otsime vabatahtlikke ja tulge appi ja siis helistasime ka kõikvõimalikke inimesi läbi. Hankisime palju lumelabidaid ja selline mõnus lume kühveldamisprotsess hakkas siis pihta. Ja tegelikult oleks väga hästi jõudnud selle katte juba varakult ära puhastada, aga asja kurbloolis oli see, et kogu aeg sadas lund peale ja mitte vähe, vaid ikkagi massiliselt. Ja ehk siis juba oli väljak puhas ja siis natukese aja pärast juba jälle lumekihi all. Ja niisiis selle lumega sai võideldud ja sadu jätkus kuni õhtuni, kuni planeeritud avavileni. Loomulikult oli vahepeal väga palju juttu, et kas toimub mäng, ei toimu. Oli neid, kes ütlesid, et loobume sellest lume kühveldamisest ja tegeleme millegi asjalikumaga, et jätame selle mängu ära. Viidati ka sellele, et publikul on ohtlik tulla ja teed tänavad on umbes ja kõik nii edasi. Aga seda optimismi jätkus ikkagi vähemalt eestvedajatel siis koha peal. Ja kuna aga otseselt midagi kaotada ei olnud, võistkonnad olid kohal, kohtunikud olid kohal ja võib ju proovida mängida. Ja see mäng toimus lõpuks, väikese hilinemisega see mäng algas. Kohale tuli umbes 1500 pealtvaatajat, kes olid väga rõõmsad, sellepärast et oli selline mõnus laia lumega talveilm, kusjuures terve talv praktiliselt lund sadanud ei olnud. Ja vahetult enne avavilet eemaldati see kate väljakult ja sealt alt tuli selline päris ilus rohekas muru. Tehti kiiresti punased jooned, et midagigi näha oleks ja kuidagi siis võistkonnal platseerusid sellise kahe suure lumehunniku vahele. Ehk siis Eesti koondise varumeeste pink Tarmo Rüütli eestvedamisel oli siis sellise suure lumekuhja kõrval. Ja läks mõni minut aega, kui sellest rohelisest või rohekast murust oli siis, ei olnud midagi järgi, oli järgi valge ollus ja mängiti loomulikult siis punase palliga ja väga kiiresti tituleeriti see lumejalgpalliks. Väljak oli mõnevõrra kitsam, õigemini lühem ja kitsam kui tavaliselt väravad. Olude sunnil paigaldati natukene siis karistusala sisse ja tehti siis nii-öelda eksprompt uued piirid. Ja vaheaja atraktsiooniks oli siis Aivar Pohlaku eestvedamisel pealtvaatajatele mõeldud atraktsioon siis lume lükkamine, ehk siis kutsuti publikut vaheajal staadionile, mingis mõttes erakordne kogemus, et saad käia A. Le Coq Arena murul. Aga jah, siis lükati, kuna see kiht, mis selle poolaega oli sadanud, oli ikkagi, ma ei tea, kas selline või milline ta oli, igal juhul väga tõsine juba, et seal kühveldati seda lund muru pealt ära ja tegelikult 2-0 see mäng lõppes Eesti võiduga. Vastaseks oli Kanada, mis oli mingis mõttes sümboolne, tuntud jäähokiriik, kuigi suur osa nendest Kanada poistest polnud ka lund võib-olla elus isegi näinud, sest et nad olid kas elanud Euroopas või siis väga pikalt juba Euroopas elanud, kui isegi lapsepõlves lund näinud. Et lõppkokkuvõttes oli nagu väga lahe, et see mäng sai peetud, et inimestel jätkus usku sellesse, et ei löödud käega, sest lõppkokkuvõttes kaotada midagi ei olnud. Pakuti meeldejääv päev ja õhtupoolik omad võitsid. Mäng läks ametlikku FIFA edetabelisse ja said ka sellised lõbusad lood sel päeval, fännilood just sisse lauldud, et lumi tuli maha ja valgeks läks maa, nüüd Kanada poisid enam koju ei saa.
ja siis arenes veel sealt edasi, nii et väga lõbus päev oli 26. märts 2008.